ma just enne seal laos, kui ma vaipu otsin, siis ma loodan, ma teen seda sirgelt. Ütlesin ka, et kõik, mida me teeme, need Taipei inimesed karjuvad kodus hoopis. aga vaata, kui ilusti tuleb. No jah. Ma ei taha mingi kassikõri läbi lõigata, ma ei tea, kas see läheb. Ta läheb sul natuke... Ma mõtlen, et ta nagu läheks jämedamaks, aga tead, vahet ei ole. Kõik ei saa siin ilmas ka ju täiuslik olla. Kule, ma lõigan su käpad maha. Are you crazy? Nii. No jah, enam-vähem läheb siit lõpus soonde tagasi, siis on kõik väga hästi. Ma mõtlen ka. Ma ei taha lihtsalt meie parketti juppideks lõigata. Mingi ideaalne, noh. Ja nagu ma enne seal laos ütlesin, te ei paneks ju tähelegi, ütlesin vahepeal lõika laos. Aga see on väga ilus. I love it. Me just räägime selle oma Türgi partneriga, kes üritab mulle meile nüüd selgeks teha, et ta saab meile teha näidised, toote näidised, pusad ja kõik need asjad on ju. Aga näidised ei ole, tal ei ole nagu seda kangast nagu nendes värvides olemas, mida mina tahan. Et ma toon suva näite, ma tahan kuradi punast pusa. Tal on neid värve võimalik teha kõike, aga tal on olemas ainult musta. Aga minu point on selles, et ma ju kangaid olen kõiki katsunud, ma tean, mis kangad ja mis materjalid need on. Kui ma tahan näidist, siis ma tahan näidist täpselt sellist, nagu see pärast müügile tuleb. Nagu ma tahan täpselt seda värvi pusa näha, ma tahan täpselt kõik õigesti. Ma ei saa ju teha nii, et ma ütlen, okei, kuule, tee see pusa mustana, kuigi ma tegelikult tahan seda punasena, siis ma vaatan seda musta pusa ja selle järgi ma pean nüüd otsustama, et okei, tavai, ma tellin sul 1000 pusa ilma teadmata, mis välja näeb. Teoreetiliselt ma võiks ka teda usaldada. Aga ma ei taha usaldada. Ei, point on sellest, kallis, et ma küsin ta käest lihtsalt nüüd ära, okei, kui sa ütled, sul on vaja 50 või 150 kilo materjali, aga siis ütle mul lihtsalt materjali hind. Et kui see oletame on näiteks 1000 euri, siis ta ütles, et 2 nädalat on tootmine. Siis on see tegelikult okei maksta see tonn, kui ma tean, et ma saan selle õige värvi. Ja kui see värv mul ei sobi, siis mõtlen, aga nüüd produce'i uus. Sellepärast, et ma olen seda maksnud selle eest, ma tahan konkreetselt värvi. Jah, ma arvan, et nii on. Jah. Ma panen talle helistama. Tavai. No need. Märten lahendab olukorra. So the thing is, just as I wrote to you, Malju want the exact colors, exact designs, all the cuts, everything for the samples that will be like the final products. So my question is, if you say the correct color, we have to make like the bulk order, 50 kilograms or 150, whatever. This is for sampling, yeah. This is for the sampling, yeah? Exactly. Okay, but can you tell me how much is it to just get the fabric in the correct colors? Näita. Kus sa siukse uue särgi said? Maria tinkis. Vedas. Nende sa oled nii tubli, et sa oskad nüüd üksi bussiga koju tulla. Väga tubli. Ma unustasin ka ära täitsa, et tal koos. Kuule, kumba pidi need käisid sinna alla? Nii vist käisidki kuidagi, jah? Ma mõtlen, kui ma sul tooli kokku panen. Tundub loogiline. Ühesõnaga, see riidebusiness ei ole lihtne business. Sest tegelikult ongi niimoodi, et lihtne on võtta mingi T-särk, millel lased printida mingi asja, aga kui sa tahad ikkagi, et sul on konkreetne kangas, konkreetne värvikood, seda hakatakse sinu jaoks konkreetselt tegema, siis see on päris pöörane. Ühesõnaga, mis tema nüüd teeb, on see, et ta läheb, vaatab oma sõbra tehasesse, otsib sama kangas, ligilähedane värv. Sest ma ütlesin ka, kangas peab olema sama, et kui seda selga tõmbad, see fiil peab olema sama. Et me saaks need näidis valmis tehtud tooted. Ta läheb homme sõbra tehasesse, saadab meil pildid, mis värvid seal kõik asjad on ja nii edasi ja nii edasi. Aga jube ketas sajab vahepeal juba. Ja me paneme asju kokku. Point ongi selles, et kui me alguses mõtlesime, et okei, et las ta siis tellib need sample näidised, et okei, 800 euri, okei, et et pärast saab seda edasi. 150 kilo kangast on ja ta saab seda pärast nagu edasi kasutada. Siis ma ei mõelnud, et see 8 sotti on iga erinev kangas, iga erinev värv. Nii et ütles ka, et see ei tule rahaliselt absoluutselt mõistlik. Nii et... Kui kanga tootmine on 2 nädalat. I'm so scared ausalt. Aga pohhui. Dude scared. Patendiamet saatis mulle mingi paberi. Nii, kus ma näen, mis siin kirjas on. See on nüüd jah või ei? Otsus. Su kaubamärk on registreeritud. Yes. Olemas. Saaks me nüüd ühe näidisegi. Need
standardid langevad kogu aeg, vaata see. Kuule, kui sa juba filmid, ma näitan siis ära, mis ma praegu veel sõbrad sõbrale poest sain. Ja kõik need asjad, mida ma teile näitan, on tasuta, sest et ma ostsin mööblit. Nii et näete, siuke vaasikene. Beautiful. Siis ma ütlesin, et mul on vaja teelusikaid. Neil ei olnud isegi hinda peal, ma ei tea, palju need maksavad, aga mul on vaja teelusikaid. Siis selle ma sain eile, kas see oli Uskasutuskeskusest. Ja siia ma topin või, see saab ilus olema. Ja need pitsid sain ka eile Uskasutuskeskusest. Siis ma sain siukse väga mõnusast materjalist, siukse poolpika kleidikese ja ma arvan, et ma annan selle Marile. Sest Mari on minuga ühte suurust, aga see jube hea materjal, ma ei tea, mis asi see on. Siis ma sain endale siuksed püksid. Need olid ka tasuta, et te teaksite. Siis sellise Tommy Hilfigeri vestikese. Kaunis. Siis siukse korpsimikese. Nüüd ma olen väike meremees. Sorry, ma ei tea, miks ma nii. Tuline meremees. Ja siis siukse tavalise teesärgi. Nüüd te vähemalt teate ühte mu hauli. Pärast vaatame edasi. Liiga karvased olid, me peame augu ümber karvad ära leikama. Ja siis Malli ütles selle peale story on my life. Nii, okei. No tõesti, muidu ei näe seda toppida siia. Nii, auk on nüüd paljas. Proovime uuesti. Proovime. Väga äge, jah. Mõtle, kui ma oleks teadnud loetud päevad tagasi, kui ma olin aatriumis, et see tool saabki meie omaks. Ja nüüd saigi. Ja nüüd saigi. Aga nüüd mina hakkan süüa tegema ja sina pead Bolti bussi võtma. Muidu me laseme sõbralt sõbrale töötajad üle. Jah. Kuidas ma üksi peaks need asjad asjama? Mu järgmine küsimus, aga... Ma ei tea, kas nad enam on, aga enne nad oli. See ei ole veel loomulikult valmis. Aga no vaadake. Kuule, ma ei saa teile näidata. See on roosa lamp tegelikult. Oota, mõtlen, kui ma panen nagu... selle alla. Ei, te ei saa aru. Aga seal on niisugused eleroosad asjad. Ma ei tea, miks ta siin pruun tundub. Ja siin võib-olla natuke õigem toon. Very beautiful. Ma panen nüüd heleduse tagasi. Väga mõnus nurgakene. Ma ei tea, mis ma siia veel panen, aga... I love it! Saate aru, kunagi lapsed mängisid Andre juures seda mängu. Ja ma tahtsin lastele kaosta, aga see on vist mingi natuke varem lauamäng. Ja kuskil mänguasja poes enam ei olnud. Ja ma olin juba loobunud ja eile sain selle Pavlist 5 euri ja vaadake, veel pakendi sees oli täitsa nii, et no ikka täielik vedamine. Ja nüüd Kente tahab seda mängida. Mõtlen, muidu siia käib pahukoor. Aga vaata, te mängisite ju Andre juures niimoodi, et te panite siia märja lapi lihtsalt. Jaa, aga ma tahan panna midagi sun lõbusam, mida märja lapi. Mis on lõbusam kui märglapp? Ketchup. Ketchup. Ja siis meil ei ole whipped cream'i. Vahukoort meil ei ole, kas arvad, et ketchupiga on lõbus näkku saada või? Jaa. Tead, üks asi, mille peale ma olen mõelnud. Jah, ma olen elus ainult ühe asja peale mõelnud. Kogu selle Skinny Legendi teemaga. Et nii palju, nagu reaalselt ma nüüd saan aru, miks mõned võtavad lihtsalt mingid suvalised sukad, mis on juba olemas ja lükkavad sinna oma näo peale ja asi ants, on ju. See oleks nii palju lihtsam. See oleks nii palju fucking lihtsam. Siin on nagu... Kui ma alguses ütlesin 50 000, on ju, praegu selgub, et see on rohkem siuke 74. Sest et ma ei taha materjalis alla tulla. Ma ei taha tulla materjalis alla. Ja nagu... Jesus fucking Christ, ma ei taha selle, ma ei taha nagu üle pingutada, see ei ole nagu nüüd maailma lõpp, on ju. Aga lihtsalt see on väga suur risk. See on väga suur risk, aga mul on usku, et it's gonna be fine. Ja see ei olnud isegi see, millest ma rääkida tahtsin, vaid hoopis see, et ma hakkasin mõtlema pakendite peale, on ju. Et üks osa minust, sest et ma ütlen, kaup tuleb kvaliteetne ja minu jaoks nagu kvaliteetset kaupa oleks ju tore saada siukses luksuslikus pakendis, ilus värgid-särgid. Miinus on see, et luksuslik ja kaunis pakend maksab
ja ausalt öeldes, kes selle kinni maksab, klient ju. Et see tuleb lihtsalt hinnale otsa veel, kogu selle hinnale. Et mul on küll nagu niimoodi olnud, et mõnikord tellin midagi ja siis see tuleb nagu ilusa karbi sees ja siis ma vaatan, vau, nii ilus karp. Aga tegelikult ma viskan selle karbi ära, nagu mõnikord harva ma olen mingi karbi alles jätnud, aga üldiselt ma viskan selle karbi ära. Siis ma mõtlengi, et mida ma teen, et kas ma panustan ikkagi nagu siuksele kaunile pakendile, no ega ma selles suhtes loomulikult mingi kuradi Maxima kilekotis ka neid ei saadaks anyway, on ju. Aga eks need pakendid ole erinevaid ja ma ei tea, mulle hakkab tunduma juba, et ma natuke võtsin liiga suur ampsu. Aga ma tean, et see on praegu ainult korraks, ma mõtlen niimoodi. Ja kui see on valmis, siis ma olen happy, aga miks see nii raske on? Persse pohhu, ma hakkan sukapüksi tegema. Teate, ma pean ütlema, et ma armastan seda kontori nurka nüüd siin. Ma näitan teile kaugemalt ka. See oli Maljul ikka mega hea mõte. Nüüd on ka hea lustan tööd teha siin, ütlen ausalt, väga-väga mõnus. Täna on väljas väga krõbe ilm, ma pean ütlema, hommikul sadas lund, oli hästi ilus. Vaade on muidugi super, aga tõesti külm on ja ma ütlen ausalt, maja on ka meil päris külm. Aga mina toimetan loomadega praegu, Malju hakkas üleval kodu võristama, ma näitan, mis me kanadele tegime. See kõik läheb nüüd kanadele, väike lõunasöök neile. Nii et selle, vedeleb. See on meie eilsed jäänused, siis panin ussi neile, värsket tilli veel ja ma arvan, et see on väga-väga hea amps neile. Ise muidugi teen samal ajal tööd siin usinult. Ja loomulikult tegin ma kavinasse tule. Üks lemmikuid asja on mul see, et lihtsalt istuda kavina ja tuld vaadata tegelikult, aga palju sa ikka seda teha saad. Või tegelikult mina saan. Nii et siuksed lood meil siin täna laupäeva hommikul. Ma siin parasjagu sätin ennast valmis, täna on laupäev ja panen siin jumekat ja ma mõtlesin, et ma pean teile ka jagama, et ma olen literally avastanud kõige parema jumeka maailmas ja võib-olla te nüüd ütlete, et te avastasite selle juba super ammu. See on täitsa võimalik, sest ma olen sellest brändist obviously kuulnud, nagu ma ükskord näitasin. Trade House'ist ma sain selle kotitäie Jane Iredale, ma ei oska ühtegi sõna ju, tooteid ja ma tean, et ma olen kunagi midagi proovinud nende toodete seast, aga vaat jumekat ma ei olnud enne proovinud ja uskuge mind, ma ei ole küll mingisugune ilukuru, nagu te kõik teate, aga your girl on proovinud väga palju erinevaid jumekaid ja mu tõestusmaterjalid on siin kohe näitanud. Või ma olen teile enne ka näidanud, obviously, et mul on ebanormaalselt palju jumekaid. Mul on see Anastasia Beverly Hills, see mulle eriti meeldib, ta on kuidagi kleepu või niisugune. See mulle meeldib küll, Estee Lauder. Vot nii fancy olengi. Seda mul on 3 tükki, nagu näha. See mulle meeldib, aga ma pean ütlema, et see Jane on katvam, aga ta jätab nagu kuidagi, nagu ma ei tea, tegi kerge mulje ja see on mineraalkosmeetika, mis tähendab seda, et see ei umista poore. Siis mul on siuke YSL, tegelikult see täitsa ka meeldib mulle. See on ka siuke hästi kerge katvusega või nagu siuke, see lõhnab jube hästi, vaat see on kõige paremini lõhnav jumekad, mis mul on. Siis mul on see Pure Cosmetics'i oma, see on ka täitsa hea, aga minu meelest see on ka natuke siuke paksem. Ja see on hästi kattev, nii et ma arvan, kellel on näonahaga probleemid, siis ma soovitan seda, see on ka mineraalkosmeetika. See on nagu, ma ei tea, ma ei ole mingi ekspert, ma lihtsalt ütlen sulle, ma praegu hakkasin seda kasutama. See YSL All Hours, see mulle nii jubedalt ei meeldinud. See Diori Forever Glow, ei tea, läbi häda ajab asja ära. See on ka purri oma, need on lihtsalt erinevad pürri oma, need on erinevad toonid lihtsalt. Ja okei, rohkem mul ei ole jumekaid, see on juba niigi ebanormaalne kogus jumekaid, mida omada, nii et ma lihtsalt ütlen, et mul on palju informatsiooni erinevate jumekate koha pealt ja see, kui keegi otsib head jumekat, siis ma tõesti julgen soovitada ja see ei ole mingi spetsioon promo, keegi polnud seda teha, ma lihtsalt ütlen, et
I love it. Aga võib-olla ma lihtsalt näen hea välja, siis mul hakkab botox uuesti tööle. Natuke veel töötab, aga no, mäletate küll, müüke enne oli nii, et I'm doing it. Ühesõnaga see hirm, mis mul oli, et äkki neil on väga külm, siis see ei vasta tõele. Hea on, et me maja ära soojustasime, neil on kõik tipp-top seal. Väga mõnus. Ma panen neil lihtsalt puhta joogivee ka nüüd. Ja siis on neil kõik jälle vinks-vonks. Üks asi veel, mis ma tahtsin teile näidata, on see Lauverbi komplekt, sest et kui ma nüüd siin üks päev purjakil peaga storisid tegin õhtul, siis kõik uurisid, et kus su Lauverb pärit on. See on meie Sauda oma. Oota, ma nokin selle kaitsekile siit ära. Ühesõnaga, siuke ilus paletikene. Ja ma pean ütlema, et see on praegu tõuganud troonilt mu hiidvana Art Deco komplekti. Nagu te näete, siis mul on siin omad väiksed lemmikud tekkinud, obviously. Ja mul on tunne, ja seda komplekti enam ei müüda, vähemalt ma ei tea, ma guugeldasin, ma ei leidnud kuskilt, aga no, eks ole üsna vanaga. Mulle meeldib see sädelev, nagu te näete, ja siis seda pruuni saab kasutada kulmude värvimiseks ja see, ei oska rääkida, see on nagu head siuksed põhja omad, nii et ma proovin teile näidata, mida ma teen. Kõigepealt ma võtan seda, ma olen jube hea meigi kunstnik praegu, ma kõigepealt võtan seda aina. Nagu te teate, ma ei ole mingi super hea silma meigi tegija, nii et ma teen seda kõike suhteliselt suvaliselt. Ja siis äärde paneme näiteks seda Rosewoodi. See on natuke siuke punakas pruun ja ausalt öeldes ega seda vist eriti näha ei ole, aga natukene ikka midagi annab. I hope. Naljakas mõelda, ma käisin kunagi isegi kuskil mingis meigi koolis õppimas, kuidas silmameiki teha, aga tulemus on see, et ma teen ikka täpselt samamoodi. Ma panen siia äärde, panen midagi ja lihtsalt blendin the shit out of it. Eks seda üldse on näha, aga noh, kui ei ole, siis puhhui, siis ongi veel vähem näha, kui pekki läheb. Ja siis seda sidelevat panen siia ja no vaadake, kui ilus sideleb. Love it. Ja ütlema, et see on isegi ilusama sätendav kui see Armani oma TBH. No nii. Ja nüüd ma olengi jõuludeks valmis. Ja loomulikult head uut aastat. Nii, aga kus on mu ripsmuu? Seda ma ei tea. Aga see oli ka kõik, mis mõelda tahtsin. Tahtsin seda paletti näidata. Thank you. Toad on ka enam-vähem nüüd korda tehtud. Mõned nõud on veel mul pesta. Ma koristasin allkorrusel, Malju koristas üleval korrusel, pakkis kõiki meie riideid asju ilusti kokku. Niimoodi, et siin me nüüd toimetame. Ma siin ka natuke korrastan veel. Lõkke endiselt põleb, mis on väga mõnus. Hea sooja allikas praegu. Kassi sitt on puhastatud. Ja sina? Millega sina tegeled? Kuule, kas õue lähed vahepeal jälle või? Jaa, musi. Äkki näidata inimestele. Rääkisin just, et sina koristad üleval, mina koristan all. Sa jõudsid ära teha, et siin oli selline suur hunnik riideid, mis on kõik nüüd ära pakitud. Tubli. Nii, alustame hooliga. Esiteks, see bluus, ma ütlen, seda ma ei mäleta nüüd, kus ma selle ostsin. Kas oli äkki seal uuskasutuskeskuses Tommy Hilfigeri oma. Ja need püksid, need ma sain ladupoest. Need on Levis'e teksad. Ja ausalt öeldes mul ei olegi siukseid püksi, mis nagu straight down lähevad. Ma olen nii old school vend, et mul on kõik skinny jeansid. Välja arvatud need punased, mis ma sealt Poolast assin. Ja ma ei tea, et need on need Kessi omad, need punased. Ma olen neid kannad ka. Pesin need ühe korra ära, need on nüüd välja veninud. Ma olen need kuivatisse pannud. Ma ei saa neid enam kanda, need on lihtsalt nii suured mulle. Aga ma pean ütlema, et kontsadega, ma ei näe, et mul kontsad õllaga. Minu meelest täitsa ilus. Tead, ma kõike ei jaksa selga panna, nii et ma näitan lihtsalt niimoodi. Minu meelest need olid kõik ühest poolest. Siis siuke kompsunikene on cute, on ju. Siis selline pisikene Tommy Hilfigeri pusa. Ma arvan, et see oli Paavilist. Minu meelest oli mingi viiekas või midagi.
siis selline lumivalge kessipusa ja ma arvan, et see oli ka mingi maks 10 euri. Ma ei ole kindel, miks ma selle ostsin, sest ma tean, et ma valged asjad rüüstan nagu nii kohe ära, aga patt oli teda kuidagi maha jätta sinna. Ja mis mul siin veel on? Näed, levise teksadega sobib väga hästi siuke T-särgikene, selle ma sain ka minu meelest sealt uuskasutusest mingi paari euriga. Ja mis meil siin veel on? Siuksed püksid, sest et ma lähen kohe reisile, siis ma mõtlesin, et need on natuke kuivatis korvaseks läinud. Siuksed väiksed püksikesed. Ja siis siuke villane kleidike, mille ma ostsin Marile. Kuigi Mari on meil rohkem pusatšik, aga ülimonusast materjalist, issand, kannab ise. Väga pehme. Nii, mis mul siin veel kohe väljas on, ma näitan. Esiteks, vaadake seda, selle ma sain uuskasutusest -50%. No, oih, kas ei ole cute või? Ja see oli mingi 14 euri või? Mega mõnus. I love it. Ma ei tea muidugi väga ta sooja ja ta on mingi suht suvaline materjal, aga mulle meeldib see kaputs. Nii, mis meil veel siin on? Seda ma vist juba näitasin. Portfell. Aga ma ei tea, minu meelest see on kuidagi nii. Tunnen ennast nagu jälle nagu jube businesswoman, väga cute. Bella bränd. Mul ei ole õrna aimugi, kas see on nagu, kas see on hea või mitte, aga tundub väga kvaliteetne ja väga mõnna, nii et sobib. Nii, need 2 kotti, 3 kotti on Paalis. Esiteks, ma näitan teile. Captain and Son seljakotti, Captain and Son seljakotti just vaatasin, Instas lükkas mingi reklaami ette ja mulle reisil meeldib täiega väikest seljakotti kanda. Mul on endal see, ei tule see bränd praegu meil. Ühesõnaga, mul on siuke nahast pruun seljakott, aga ma mõtlesin, et siuke hele roheline, väga armas ja mulle tundub see suht tutus, vähemalt, ma ei tea. Peale vaadates ütleks, see kott, ma literally vaatasin seda seal poes 12 euri. Vaatasin seda, mõtlesin, kas mul on vaja sellist kotti. Aga ma ei saanud seda sinna jätta. Mõtlesin, mõtle, kui hea on sellega nagu mingi randa minna, poodi minna, kuhu iganes, kõik näevad, mis mul siin sees on. Ja väga cute. Mulle meeldib. Mul ei ole olnud läbipaistvat kotti. Ja siis ma leidsin siukse seljakoti, mis ma mõtlesin, et on hea. Kui meil on vaja kuskile minna seljakotiga ja Märten peab ka kotti kandma. Või Märten kannabki üldiselt kotti. Siuke must, käib krõpsuga siit pealt, aga siit selja pealt sa saad ka ligi. Et näiteks, kui sa paned selle kotti kinni, siit, aga sul on ala lennujaamas vaja midagi kiirelt kätte saada, siis sa saad siit poolt ka sinna koti auku ligi. Ja minu meelest see tundus väga tore kott ja see maksis ka mingi 15 või. Nii, mis mul siin veel on? Need Jordanid liitsin ma Lendule, maksid 8 eurot, sellised krõpsuga. No, ilusad lillad, oleks olnud patt jätta need poodi. Kas tal oli tosse vaja? Ei, tal on tosse, aga ikkagi. Need asjad ongi siis mu viimane skoor, ma ei ole neid jõudnud veel ära pesta, aga näitan siis teile. Esiteks, kas mul oli seda vaja? Ei, aga ma mõtlesin, et see on jälle reisile nagu ideaalne väike siuke hõlstikene, mida peale visata. Nii, mis sina oled? Vot, see kleit mulle väga meeldis. Märten leidis selle. Siin valguses võib-olla see tundub natukene punakam, aga ta on siuke Bordeaux punakas, lillakas varukatega, minikleidikene. Viitsi seda selga praegu panna, aga mõnusast venivast pehmest materjalist, nii et kindlasti I love it. Nii, need on Lendule mingid suvalised teksapüksid. Ma ei tea, mis ma need endale ette panin. Mis sina oled? Sina oled siuke hõlstikene lihtsalt Saara oma. Mulle tundus, et kurat, ma tegelikult ootan korra peeglist. Tegelikult ma ei tea, kas see meeldib mulle, kui ma selga ei proovinud. Ei tea. Võib-olla meeldib, võib-olla ei meeldi. Ma pean mõtlema selle peale. Ma pesen ära, siis mõtlema rohkem. Nii, see on Espiriti Kashmir-kampson. Nagu ma katsusin seda, ma olin mingi holy shit, what is it? See on üli pehme. Ülinunnu ja mulle meeldib see beige värv ka.
nii et ma arvan, et proovime kohe selga, mis me siin tilu illutame. Miks ma ühe asja jätan selga ja siis teisi ei proovi üldse. Ui, kui pehme sa oled. No nii. Väga mõnus. Nii cute. Äkki see punane pluus siia alla ei sobi, aga tead. Iris. Nii, mis sina oled? Sina oled Kessi hõlst taaskord. Ma ei tea. Mis värk mul nende hõlstidega on, aga see hõlst meeldib mulle küll. See ma näen natuke välja nagu mu ema, kui täiesti ausal. Aga väga nunnu. Mul ei ole õrna aimugi, ma tahaks teile öelda, palju nad maksid, aga I don't know, siin ei ole hinnasilte küljes. Aga mitte palju. Selle kleidi suhtes ma olin kõhkleval seisukohal, aga ma mõtlesin, et ma proovin seda selga, proovime, vaata mis. Okei, jällegist ma ei oska öelda, kas see oli hea ost või mitte hea ost. Ma ei oska öelda, kas see värv mulle sobib. TBH ja mul ei ole prille, ma ei näe nii kaugel, vaata. Kus mu prillid on? Vaata. Ma ei tea. Ma ei oska öelda, jällegist teie peate ütlema mulle, kas see sobib. Ma pigem ütleks vist, et ei. Ma ei tea. Ootan teie tagasisidet. Reaalselt ole nii vait. Ole nii vait. Kui ilus kleid see on. Ma armastaksin seda, kui see mulle fucking selga läheks. Aga see ei lähe. Ja olgem ausad. Ma ei saa oma ma ei saa. No. Miks? KTM. Palun. Kui ilus kleid see on nagu tugevast kangast. Vaata. Ja ta peaks nagu niimoodi olema, vaata. Ja ta praegu hoiab natuke rippu, aga ta peaks niimoodi olema. Ma armastan seda kleiti. Appi. Miks mulle selga? Why God? Okei, saame üle, liigume edasi. Selline Kessi kleit. Ka siuke suht venivast materjalist. Ei saa kurta, väga ilus on. Mitte muidugi nii ilus kui see lilla, aga ikkagi väga hea saak. Nii, tõmbasin oma vanad head skinny jeansid jalga, on ju. Ja see särgike oli Uuskasutuskeskuse retro osakonnast. Nii et see on siuke old school särgike, aga minu meelest sobib väga hästi. Aga selle jaoks peavad olema high-rise jeans, sellepärast, et muidu mu kurtsuskõht hängib välja. Aga väike sidebar teile. Mäletate, ma rääkisin, et ma lähen, et kui me Sri Lankalt tuleme mais, et siis ma lähen kõhuplastikale. Kui me nüüd Mardiga olime seal Burmanis käisime, siis me arutasime seda teemat ja me jõudsime järeldusele, et ma ei lähe. Sest et mul ei ole mingit probleemi enda figuuriga. Mul ei ole, ma olen teile 1000 korda näidanud, on ju. Point on selles, mida ma ütlesin talle ka, et vaata, ma ei saa mingi bikiinides pilte teha või midagi, sest et vaata, siin on muidugi praegu siuke valgus, et võib-olla katab ära, on ju. Aga see kõhunahk on nagu natuke mangled. Või no mis mangled, ta on lihtsalt natuke veninud. Ja siis ma ütlesin Mardile, et ma ei saa bikiinides pilte teha, et ainuke viis, kuidas mu kõht on nagu sirge, on siis, kui ma mingi kuidagi niimoodi. Ja siis Mart oli mingi, Malju, vaata kõiki inimesi, kes teevad bikiinipilte. Nad on kõik alati kuidagi niimoodi. Ja siis ma sain aru, et aga võib-olla tõesti. Nii et vahet ei ole. Mina teen edaspidi bikiinipilte niimoodi ja muul ajal on kurtsuskõhuga. Sest mina ma hakkan opile minema siukse asja. Tegelikult see on debiilne, on ju. Ma ei saa lihtsalt iga kord opile minna, sellepärast, et mu väga hea sõber on kirurg. Nii et ma võtan ennast kokku ja ma ei lähe ja ma olen niimoodi siit elu lõpuni. Nii, ja see on jälle Levise oma ülimõnusast siuksest pehmest materjalist. Noh, ega mul otseselt teda vaja ei olnud, aga ega ta leiba ka ei küsi. Natuke siuke casual in blues. Mõnna. Mul ei olegi tegelikult väga palju triiksärke, ma ütlesin seda kinni panna. Selle toote osas mul puuduvad kommentaarid. Ma ei tea, minu meelest on natuke siuke Amish vibe'i. Oih, mu nipad paistavad välja. Aga ühesõnaga, ma ei tea, tundus nunnu.
nii, ja mul on üks jutt teile veel rääkida. siis ma istun siin nagu ma hakkaks mingit confessionit tegema. Nii, ühesõnaga, me näitasime põgusalt vist üle-eelmises vlogis seda, kuidas me käisime kogu perega nahaarsti juures või täpsemalt siis sünnimärke kontrollimas. Mina isiklikult olen ühe korra kunagi käinud sünnimärke kontrollimas, see oli väga-väga ammu aega tagasi. Sellepärast, et mul on siin koha peal mingi nagu nahast kõrgem sünnimärk. Ja siis ma käisin arsti juures sellega ja selgus, et see on fine nagu. Et ma saingi sellist informatsiooni, et üldiselt nahast kõrgemad sünnimärgid on väiksema tõenäosusega mingi probleem. Et mida tuleb jälgida on siis, kui sul on nagu nahaga tasapinnaline sünnimärk ja ta on erinevates värvides. Et need on need, millel peaks silma peal hoidma. Ja kuna mõtlesin, et kui mina juba lähen ja Märten läheb, siis ma võtsin lapsed ka kaasa. Kuigi tegelikult mulle öeldi ka, et lastega üldiselt ei pea nii tihti käima, lastel väga harva võib tekkida mingisuguseid probleeme, aga ikkagi võib, on ju. Mõtlesin, suva käin ära, siis on nagu ära kaardistatud, et kui sa sinna lähed, siis ta osades sünnimärkides teeb pilti, märgib ära, kus see nagu asub, et kui sa nüüd järgmine kord lähed kontrolli, siis nad saavad vaadata, et kas see on äkki muutunud või whatever, on ju. Mida sa otsid sealt siis või mis tundub imelik? Värvid ja mustrid. Sest et näiteks see, mis mul siin on mitu värvi. Ja siin ongi nii, et pehmetel kõrgetel on lubatud mitu värvi, aga madalad, mis on nahaga samas tasapinnast, peaks olema enam-vähem ühevärvilised. Okay. Ja meil oligi niimoodi, et minul oli kõik korras, mul on üldiselt väga vähe sünnimärke, mille üle ma olin ise mures. oli see, et te teate küll, et ma ei ole nagu mingi SPF queen, on ju, seda on Kristina. Ja ma olin nagu väga pikalt esiteks arvamusel, et kui ma panen päiksekaitsekreemi, et siis ma ei päevitu üldse. Kuigi ma teadsin, et juba ammu tegelikult, et on olemas need SPF-id ka, mis isegi soodustavad päevitamist, aga ma olin nagu, tundus kuidagi nagu jõulisem ikka ilma võtta, on ju. Aga ma ütlen ausalt, kui ma selle kaamera alt nägin enda seda rinnakut, mine perse. Oh my god, see nägi välja nagu surnukeha. I kid you not, okei, mul loomulikult jumal tänatud ei ole mingisugust, ma ei tea, imelikku sünnimärki tekkinud, aga mu nahk on siit saanud sellise päiksekahjustuse, et seal tekivad need veresooned, mis tõttu ongi, et siin on hästi õhukene nahk ja kui sa päikest võtad alati ju nägu ja siit põleb kõige esimesena ära ja see saab mul kogu aeg räigelt vatti, sest et näkku, näitan, SPF-i vend ei ole, aga reisil tegelikult seda ma kasutan päris tihti, see on see Babé Superfluid Color. Ehk siis ma panen lihtsalt see, siin on natuke nagu siuke tinted, mingi siuke asi, on ju, et ma ei viitsi reisil ometi mingi nagu jumekad kasutada, aga seda ma ikka panen. Ja ma arvan, et see on mu näo hullemast ära hoidnud. Näos mul ei ole nii palju, aga siin on. Ja seal tekivad ühesõnaga siuksed pisikesed veresooned ja kui sa päikest võtad, siis päikse all need nagu laienevad. Ma praegu loodan, et ma ei valeta. Midagi sellist ma mäletan. Ja siis mida rohkem sa päikest sinna võtad, seda rohkem neid veresooni sinna tekib, nii et sellepärast see nahk hakkabki nagu vananema lõpuks. Nii et nüüd I'm scared, ausalt, nüüd ma hakkan päiksekaitsekreemi kasutama. Ja meil härra Märten, kes on alati mingi päiksekaitsekreemid on skämm ja seal on mingid mürgid sees. Inimene usub siukseid asju. Olgem ausalt, tegelikult ma usun ka igasugust imelik asju, nii et it's fine, on ju. Siis tema oli meie pärast ainuke, kes peab tagasi minema poole aasta pärast, sest et tal on mingi sünnimärk, mis nagu, ta ei olnud nagu selles suhtes, et ta vats peale, ta oli mingi oma kätte siis so bad, aga ta ütles, et see on midagi, mida ta tahab poole aasta pärast uuesti vaadata, nii et poole aasta suve, Märten pani endale aja, et ta läheb siis uuesti nagu kontrolli. Et ma saan aru, et päiksekaitsekreemide ja siukest asjadega päris palju inimeste arvamused on erinevad, kuigi mulle tundub, et tänapäeval enamus inimesed juba teavad, et SPF on hästi vajalik. Inimesed kannavad talvelgi. Mul on veel aega areneda, ütleme nii, aga seda ma nüüd tõesti usun, et ei tasu ilma päiksekaitsekreemita midagi teha, et mul on selline varu päiksekaitsekreemi tegelikult, et see on naeruväärne, et ma neid nagu nii vähe kasutan. Et nüüd Taisse kindlasti võtame kaasa. Ja kui me lähme kevadel Sri Lankale lastega, siis vaata, laste puhul on üks asi, mida tuleb jälgida. Nagu ma enne ütlesin, lastega ei pea tegelikult üldse käima super tihti või üldse väga nahaarsti juures või sünnimärke kontrollimas. Aga
kui lapsel on üle 50 sünnimärgi, siis tuleks natuke regulaarsemalt käia. Lastel üldse vaata tekib tihemini neid sünnimärke. Ja Maril on suht 50 sünnimärki. Maril on hästi palju igal pool. Nii et Mariga tuleb siis nagu natukene silma peal hoida. Üks huvitav asi veel, mis ma teada sain nahaarsti juures. Mul on, ma ei tea, kas te siit näete, ma arvan, et siin on võimatu suht näha seda, sest see on nii pisikene, kus persse ta on üldse. Ühesõnaga, mul on siin koha peal mingi siuke väike täpike. Appi kuivad mulle, ärge vaadake mind. Ja mul on mingi täpike seal. Ja ma ei saanud aru, mis asi see on. See on mul olnud see mingi, ma ei tea, 2, 3, võib-olla 4 aastat on mul mingi täpike siin on. See on nagu läbipaistev. Ta ei ole valus. Ma mõtlesin kunagi, et ma olen nagu ära põletanud äkki. Ma ei tea, kus ma saaks näppu põletada, aga ühesõnaga ma arvasin, et ma olen. Ja ma sain naharasti juures teada, et see on soolatüügas. Mul on literali soolatüügas näpu peal. Ma olen käinud 3 aastat ringi soolatüügas näpu peal. Ma eeldasin, et soolatüükd on mingid suured jurakad või midagi, või et nad on valusad vähemalt. Nope. Nii et sain endale soolatüüka rohuretsept, või no mitte retsepti, vaid soovituse. Nii et jah, väike update teile siis, et ma olen soolatüük haige siit. Aga tuleb välja, et see vist ei ole väga suur asi, et ma peaks seda asja sinna peale panema lihtsalt, aga oli endalegi üllatuseks. Vot, sellised lood siis, et haul on nüüd tehtud nagu lubatud, nahaarsti juures käimisest ka rääkisin. Ja mulle öeldi, et kõikide selle postituse kommenteerijate vahel saan ma välja loosida siis ühe sünnimärgi kontrolli külastusele ühele teist terve perega. Nii et kui keegi tunneb, et ta ei ole ammu kontrollis käinud või veel hullem pole üldse kontrollis käinud, siis kindlasti jätke siia alla mingisugune kommentaar, et te näiteks soovite väga minna või et mis iganes on. Ma teaksin. Ja siis näiteks, oota, mis päev täna on laupäev. Äkki ma esmaspäeval loosin siis välja kellegi, kes saab siis kogu perega käia sünnimärgi kontrollis ära, sest et tegelikult ma ütlen ausalt, tegelikult see on väga oluline asi, sest et Eestis seda päikest ju väga palju ei ole. Iroonilise kombel istun siin, päike paistab näkku. Et ma arvan, et ma ei ole ainus eestlane, kes iga kord, kui soojale maale läheb, see mingi väga, ma pean pruuniks saama, ma pean päikest saama. Ja siis võid tekkida igasugused nadid probleemid. Mul, ma ütlen ausalt, kui te näeks, issand, mõtlen, kas ma saaks, kurat, me ei pildista, mis tol hetkel. Kui õudne see rinnak nägi välja selle kaameral, ausalt, ma olin nagu kaldale uhutud laip, kes on 4 päeva kõdunenud kuskil soojas vees. See oli horrific. Oh my god, ma ei taha teada, milline vanana mul see dekoltee välja näeb. Ma mitte ei pea ainult näoringlõikusele minema, ma pean kereeringlõikusele minema, kui siuke asi võimalik on. Ja siis siia nahalappi siirda muue. Jah, sellised lood, kõik on nüüd tehtud ja mina, mis ma tegema pean? Ma pean ühe laari pesu veel pesema panema, teen toa korda ja siis mõtlesime Märteniga, et lähme võib-olla Balti jaama, sest et ma tahan uuesti seda head siga. Noh, mis selle hämmi kohta öeldakse? See ei ole javanero. Jauman. Jarmon. Jamon! Vist, jah, ma tahan seda sinki saada. Ja noh, eks seal Balti jaamas ole see sõbralt sõbrale pood ka, nii et võib-olla kargame läbi. Oli see eile või üleeile. Kui ma käisin sõbralt sõbrale poes ja nägin seal imelist meigilauda, ma olin mingi, oh my god, I need it right now. Vaene Märten tassis üksi, läks rentis selle järelkäru, tassis üksinda selle sinna sisse, tassis selle tuppa. Ma olin nagu, tegelikult see ei sobi meil. Nii, nüüd on seal algusel. On mina kaige order, aga teile ma soovin, mille sees ma istun, märg. Ma soovin teile kaunist laupäeva jätku ja muud mul ei ole midagi öelda. Love you, ciao!